eelmisel 2 aastal räägiti ka meedias palju sellest, et inimene paneb äratuskella, et öösel kell 2 üles tõusta, panna pesumasin tööle. See lahendus põhimõtteliselt võtakski ära nagu selle vajaduse, et ei ole vaja panna äratuskella börsihinna järgi. Mida siis nagu rohkem arendama peaks, sest et mulle siis nii-öelda täiesti kõrvalseisjale, mulle tundub, võib-olla see on rohepöörde kontekstis, et me räägime kogu aeg ainult nendest juhitamatutest allikatest. Tere kõigile kuulajatele, vaatajatele ka, sest siin on kaamerad. Aga alustame siis Alexela uue taskuhäälinguga. Loodame, et on sari, et ei lõppe peale esimest osa. Ja selle nimi on Energiakool. Ehk et proovime vaadata energiaturule hästi lihtsalt, et igaüks saaks aru ja võib-olla siis ongi õige hetk siin tutvustada mind, sest et ma olen Hendrik Kalmet ja kui Alexela mulle selle pakkumise tegi, siis see oli looritatud sellise komplimendiga, nad ütlesid, et sa oled selles teemas piisavalt loll, et esitada rumalaid küsimusi. Ehk et ma proovin siis olla nii-öelda väljakutse vääriline. Aga õnneks lollidele küsimustele ma loodan, et on targad vastused ja sellepärast ongi siin Martti Hääl, tere! Tervist! Hakkamegi siis, kuna sarja nimi on Energiakool, ja koolis ka kõigepealt, enne kui saab üldse lauseid kokku panna, tuleb rääkida tähestikust. Et millest see energiaturg üldse koosneb meil praegu siin Eestis, kui hästi lihtsalt hakata vaikselt minema? Võib-olla, et päris algusest siis muidu võiks öelda, et turg on ju hästi lihtne, et on tootja, siis on traadid või võrgud, mis veavad elektronit kohale, ja siis on teises otsas tarbija, kes need ära tarbib ja see ongi nagu kogu energiaturg, kui me elektrist räägime. Vedelatel, kütustel või molekulidel on veidi keerulisem, seal on igasugused terminalid ja laevad ja nii edasi, aga põhimõte on ju see sama, et kuskil toodetakse, siis on transport ja logistika ja teises otsas on tarbimine. Aga nüüd elektrile keskendudes, siis ma arvan, see, mis on oluliselt seda pilti muutnud või miks see lihtsustus, mille ma just tegin, ei kehti, on see, et tegelikkuses on neid tootjaid hästi palju. Et kui võib-olla 30 aastat tagasi Eestis oli tinglikult öeldes üks tootja, selle tootja juurest läks hästi jäme kaabel, mis läks siis kogu aeg peenemaks ja laiali, eks ole, ja teises otsas oli, ütleme suurusjärgus 700 000 mõõtepunkti või tarbijat, eks ju, siis täna on selle ühe tootja asemel üle 22 000 tootja. Ja need 22 000 tootjat asuvad üle Eesti laiali. Ja mis teeb asja veel keerulisemaks on see, et nende 22 000 tootja hulgas on absoluutne enamus neid, kes ise täpselt ei tea, millal nad toodavad. Ehk teiste sõnadega, kas siis tuulikud või päiksepaneelid, mis on ilmastikust sõltuvad või nimetatakse ka kui juhitamatud tootmisvõimsused. Ja need annavad siis särtsu, kui ilmataat seda võimaldab. Ja elektrisüsteemi nagu teine hästi suur omapära jällegi, kui võib-olla võrrelda näiteks vedelkütustega või gaasiliste kütustega on see, et kui parasjagu mingil hetkel vedelkütust vaja ei ole, siis ala tankla siis mahutis või autopaagis või kuskil see energia lihtsalt püsib seal nii-öelda paagis ja kasutatakse siis seda, kui jälle vaja on. Elektriga on see häda, et teda sellesse juhtmesse väga nii-öelda hoiustada või tallele panna ei saa, mistõttu see süsteem peab olema kogu aeg tasakaalus. Igal hetkel peab ühest otsast nii palju sisse minema elektrone, kui teises otsas tarbijad ära tarbivad. Ja see teebki võib-olla selle nagu turu kõige keerulisemaks nii-öelda või selle muutuse, mis energiaturul ülemaailmselt käib ja sealhulgas Eestis, et kui on hästi-hästi palju tootjaid, tarbijaid on endiselt hästi palju, väga suur osa sellest tootmisest on juhitamatu, siis peavad sellel turul või selles süsteemis olema ju siis need, kes nii-öelda agregeerivad on niisugune moodne sõna, aga sisuliselt nagu sobitavad kokku siis tootmist ja tarbimist nii, et see tasakaal seal süsteemis igal hetkel nii-öelda säiliks. Ma võib-olla tuleksin siis siinkohal tagasi, et korra käis juba läbi selline väljend nagu juhitamatu allikas, juhitav allikas, et võib-olla võtame siis selle siin lahti. Et mis on need juhitamatud, mis on need juhitavad allikad? No
kõige lihtsam on võib-olla öelda selliselt, et ilmastikust tingim või ilmastikust sõltuv elektri tootmisvõimsus ja kõige levinumad ja teadaolevamad on siis päiksepaneelid ja tuulegeneraatorid, ehk mis siis üks sõltub tuulest ja teine päikesest. Need on need juhitamatud ja see ei tähenda seda, et teda üldse ei saa juhtida, ega teda kinni saab panna ka siis, kui päike paistab või tuul puhub. Aga see probleem süsteemi jaoks või väljakutse õigemini süsteemi jaoks on see, et teda ei saa tööle panna siis, kui on elektrit puudu. Ja juhitavad on siis põhimõtteliselt kõik need elektrijaamad, kus on operaatoril võimalik, nagu öeldakse, käima panna, üles koormata, ehk siis tootmist suurendada, alla koormata, tootmist vähendada või päris seisma panna ja võib-olla eestlaste jaoks nii-öelda ajalooliselt on olnud väga vingelähedane põlevkivi põletamine, eks ole, ju siis põlevkivi katel on üks juhitava tootmisvõimsuse näide, aga neid tehnoloogiaid on hästi-hästi palju. Kõik need kaugkütte koostootmisjaamad, mis Eestis on, mis valdavalt biomassi peal, eks ole, ju töötavad, annavad nii sooja kui elektrit, need on juhitavad. Ja lisaks on seal veel selliseid nii-öelda väga kiiresti juhitavaid seadmeid, mis on üldjuhul gaasielektrijaamad tänase nii-öelda tehnoloogiaga, sest neid on võimalik väga kiiresti tööle panna ja väga kiiresti seisma panna, et niisugune lihtne võrdlus on see, et võib-olla sellist vana kivisöe või põlevkivijaama pead mitu päeva soojaks kütma, enne kui ta oma võimsuse kätte saab. Tänapäevane moodne gaasielektrijaam seisvast asendist täie võimsuseni läheb 90 sekundit. Ja kui me nüüd mõtleme jälle tagasi selle juurde, kuidas ma kirjeldasin seda turgu, et kui igal hetkel peab olema nii-öelda elektrone paras arv ehk tootmine ja tarbimine tasakaalus, siis sellise ühe või mitmepäevase soojaks kütmisega katlamajaga pole sellisel turul ausalt öeldes liiga palju peale hakata, sest selleks ajaks, kui katlakütja tööle tuli, oli juba vajadus ära langenud. Mulle meeldib, et ma kogu aeg noogutan kaasa, nagu ma saaks kõigest aru oleks. Ja me oleme kogu aeg samal leheküljel. Aga sul tuleb see väga hästi välja. Väga hästi välja, ma tean, jah, see käib mu ametiga kaasa. Et seda ma suudan ära petta. Aga võib-olla järgmine küsimus siit, et nüüd, kui on defineeritud see turg või need turuosad, et mis on see osakaal juhitaval, juhitamatul? Nüüd me lähme veel keerulisemaks. Ohoh, aitäh. Ja selles mõttes veel keerulisemaks, et seda on nagu raske ette kujutada sellele, kes üldse elektrituruga kokku ei ole puutunud, sest siin me räägime nüüd kahest erinevast asjast. Me räägime sellest, millised on erinevate, kui me tootmisest alustame, eks ole, juhitavate ja juhitamatute tootmisvõimsuste nii-öelda osakaaludes, siis üks on see, milline on nende tootmisseadmete nimivõimsus ehk piltlikult öeldes siis mis nad suudaks ideaaltingimustes ja on sellisteks projekteeritud. Ja teine situatsioon on see, kui palju nad siis ikkagi nagu konkreetses ajaühikus näiteks aastas siis energiat välja annavad, ehk kui palju tunde nad tegelikult suudavad sellisel koormusel töötada ja see tähendab, seda nimetatakse ka nii-öelda erialas kasuteguriks, eks ole, ehk et kui palju siis seda elektrit, mis iganes see algne siis energia on, tuli see siis tuulest, päikesest, põlevkivist, õlist, gaasist, biomassist, mis iganes on siis see nii-öelda primaarenergia või see algne nii-öelda energiaallikas, et kui palju sealt siis ikkagi tegelikult ajaühikus energiat kätte saadakse. Ja võt siin lähevadki need asjad nagu selles mõttes terviku vaates hästi-hästi keeruliseks, et tuul ja päike, kui need juhitamatud, nende nii-öelda installeeritud tootmisvõimsused on väga suured, aga teatud ajaperioodidel, näiteks nagu külmadel talveperioodidel, põhimõtteliselt see, palju nad elektrit annavad, on väga vähe, null ei ole ilmselt kunagi, aga igal juhul nagu väga väike osakaal võrreldes nende tootmisvõimsusega. Ja see tähendab, et nii-öelda samaks ajaks peab olema siis midagi muud. Ja see on siis kas mingi muu tootmisvõimsus, millest me siin juba rääkisime, või tegelikult on üks alternatiiv, mida nüüd järjest enam teadvustatakse ja järjest rohkem kasutusele võetakse, see on siis salvestus. Sest see salvestus ongi kõige lihtsamalt öeldes see, mida elektrisüsteem
erinevalt gaasist ja vedelkütustest ei See on suuda see teha. paaginäide. See on see paaginäide, ehk seda paaki on vaja. Ja noh, põhimõtteliselt salvestus peaks siis nagu täitma selle nii-öelda paagi rolli. Nüüd võib-olla minnes siis selle küsimusega kuidagi edasi, eks ju, kuna see on keeruline teema, see turg ja millest ta koosneb, et kuidas see turg praegu funktsioneerib või kas ta on nagu ühele poole kaldu või mida siis nagu rohkem arendama peaks, sest et mulle siis nii-öelda täiesti kõrvalseisjale, mulle tundub, võib-olla see on rohepöörde kontekstis, et me räägime kogu aeg ainult nendest juhitamatutest allikatest praktiliselt. Et selline tunne on, et nagu kogu panus on pandud selle peale. Aga kuidas see seestpoolt paistab või? Noh, ütleme nii, et avalikus diskussioonis ma arvan, et su ettekujutus või see tunnetus vastab tõele, et kindlasti tuule ja päikse energia tootmisest räägitakse kõige rohkem. Nende turule tulekuks on ka kõige rohkem igasuguseid meetmeid ja poliitikaid üle maailma, üle Euroopa, sealhulgas ka Eestis ju viljeletud esimene see tuuleenergia turule toomise meede Eestis kehtestati 2009, ütleme peast, eks, et selle tõttu see ongi nagu väga levinud teema, aga noh, päriselt kui seda tervikpilti vaadata, siis ma arvan tuul ja päike nii-öelda lõpptarbija vaates, ehk kui mina olen või sina kodutarbija näiteks ja kui ma võtan oma nii-öelda aastase elektri tarbimise ja suudaks selle nüüd kuidagi nagu lüüa juppideks, ehk et kokku arve on x eurot kogu aasta peale ja kui palju sellest x-ist läheb siis päikese ja elektrijaamadele ja kui palju läheb siis kõigele muule, juhitavatele tootmisvõimsustele, tulevikus ilmselt salvestusele, võrkudele, võrgutugevdustele ja nii edasi, siis ma arvan, et see tuule ja päikse osakaal jääb igal juhul alla 1/3 kogu kulust, võib-olla isegi vähemaks. Seda isegi selles olukorras, millest siin viimased nüüd aasta on võib-olla rohkem räägitud, et Eesti on võtnud endale eesmärgiks, et aastal 2030 toodetakse Eestis taastuvenergiat ehk siis päiksest ja tuulest elektrit sama palju, kui Eestis aastas tarbitakse elektrit. Ka sellisel juhul sellest kogu arvest, ma arvan, üle 1/3 päikse ja tuule elektri nii-öelda maksumus või kulu ei ole, et selle tõttu võib küll öelda ilmselt, et see on natuke kaldus või natuke tasakaalust väljas, sest kui me vaatame nüüd nagu tarbija vaatest ja meie energiaettevõttena ka nagu siis sellise varustuskindluse vaates, sest ega meil ei ole ühegi kliendiga lepingusse kirjutatud, et elektrit saab siis, kui saab. Et üldiselt on ikkagi kohustus nagu siis elekter kohale viia, kui klient tule põlema paneb või pesumasina käima või mis iganes, eks ole ju. Et seega meie jaoks on oluline see tervikvaade ja seal on vaieldamatult kõige suurem väljakutse, et kuidas see ülejäänud rehkendus, kuidas see 2/3 saab. Vaat see on väga hea, see rehkendus on hea, siit on hea järgmine siis lihtne või rumal, kes kuidas tahab küsimus esitada, et nüüd tarbija vaatest, kellele või millele ma peaksin pöialt hoidma, et hind oleks minu jaoks soodne. Juhitavale, juhitamatule, salvestamisele. Kohati on selline tunne, lugedes tausta, mitte nagu väga palju, et kuna on jube palju segast, siis see energiaturg on nagu karu, et pigem teeskle surnut, et ära tee ühtegi kiiret liigutust, otsust üheski suunas, et siis enam-vähem võib-olla läheb nagu jääd terveks. Mulle tundub, et see ei ole üldse nii võhik, nagu sa ennast sissejuhatuses kirjeldasid, sest see on väga täpselt sõnastatud, et natuke selline tunne ongi, et see segadus tegelikult, või et kui sa küsisid, kellele pöialt hoida, siis ma arvan, pöialt tuleks hoida sellele, et see segadus võimalikult kiiresti ära klaaritaks. Sest kõik need, ükskõik milles see tuleviku tootmisportfell koosneb ja miks see on oluline, on see, et ega siis tarbijale on oluline, et see tootmine on olemas. Kaudselt võiks öelda, et tarbijale on just oluline, et see tootmine töötaks siis, kui on vaja ja nii odavalt, kui on vähegi võimalik. Et see on nagu hästi lihtne ootus on tegelikult nii-öelda turule pandud. Aga see tervikpilt jookseb ikka ainult siis kokku, kui keskkond ehk siis see
noh, nii-öelda alustades igasugustest regulatsioonidest, ma ei tea, riigi toetuste jagamisest, poliitikate muutumisest ja lõpetades loomulikult geopoliitilise olukorra ja kapitali kättesaadavuse ja kõigi asjadega. See kõik peab tegelikult nagu soosima uusi investeeringuid, sest noh, selle üle täna mulle tundub ikkagi vähemalt energiaturul ei vaidle nagu keegi, et asendusinvesteeringud on vältimatud, et see nii-öelda kogu pilt kokku tuleks, et tegelikkuses see vaade, et teeme natuke tuult ja päikest ja ülejäänuga saame põlevkivijaamaga hakkama. No see tegelikult, ma julgen öelda, vähemalt kõigi nende tööstustarbijate, äritarbijate, kõik need, kes Eesti majanduses nii-öelda olulist lisandväärtust loovad, nende vaatest see ei ole teema. Ja poliitilises retoorikas aeg-ajalt seda kõlab, aga see ei ole kindlasti nende vaade, kes päriselt selle elektri Eestis tarbivad ja sellest lisaväärtust loovad mingi majanduses, eks ole ju, sest nende võimekus seda edukalt seda oma äri teha või midagi toota või midagi eksportida, eks ole ju, sest vahest mulle tundub, et selline nii-öelda, kui me täna räägime energiakoolist, ta võib-olla oleks pidanud mingisugusest ühiskonnaõpetusest üldse alustama, sest kui teinekord kuuled, kuidas räägitakse sellest, et majandust on vaja ainult selle jaoks, et mõned üksikud kapitalistid rikkaks saaks, eks ole, ju siis mulle tundub, et kuskil haridusteel või lastetoast alates on midagi nagu puudu jäänud, sest minu arvates majandust ikka vaja selleks, et oleks mida ühiskonna toimimiseks ümber jagada, eks ole ju, et selle tõttu, kui nagu rääkida selles sektoris, siis ei ole kahtlust, et asendusinvesteeringud on vajalikud. Ma segan vahendule, asendusinvesteeringud, see tähendab... Väga õige. Asendusinvesteeringud tähendab seda, et uusi tootmisvahendeid on vaja, olemasolevate vanadega ei saa hakkama, on see siis sellepärast, et nad on vanad, on amortiseerunud või sellepärast, et need tehnoloogiad ei ole enam konkurentsivõimelised. Et võib-olla kõige parem näide on sellest sama põlevkivi põletamisest, et ega siis põlevkivijaamad on meil ju endiselt olemas, aga nad saavad järjest vähem turule. Ehk teiste sõnadega neid tunde aastas, kui põlevkivi elektrijaam saab toota turule, ehk kui tema toodangul on turul ostja, neid tunde on järjest vähem igal aastal ja see trend on, ma usun, et pöördumatu. Aga see ei jõua nulli. Ja see ongi nüüd see nagu selle rehkenduse kõige keerulisem osa, et igal juhul jäävad need tunnid, et mitte öelda päevad kindlasti meie kliimavööndis ja vaadates, mis ümberringi, eks ole, väljaski siin eile ja toimus, eks ole ju, siis kõik on muutuses ja järjest ettearvamatum, mis tähendab, et tegelikkuses on vaja neid tootmisvõimsusi, mille saab, nagu öeldakse, nipsu peale käima panna ja mis tagab ikkagi selle, et tuba on soe ja tuled põlevad ja nüüd nende investeeringute jaoks tegelikult täna sellist nii-öelda nagu keskkonda, nii investeerimiskeskkonda, regulatiivset keskkonda, ühesõnaga sellist olukorda, kus investorid ütleks, pole probleemi. Teeme investeeringu ära ja 3 aasta pärast on see valmis, ja pärast seda probleemi ei ole, kahjuks seda keskkonda täna endiselt ei ole ja see on tegelikult võib-olla nii-öelda see, millele ma julgeks öelda, peaks tarbija kõige rohkem pöialt hoidma, sest ma arvan, see taastuvenergia osa, see tuleb niikuinii. See trend on nii-öelda, nagu öeldakse, võib-olla tuleb kiiremini, võib-olla tuleb aeglasemalt, see tuleb ikka. Aga see, mille osas täna ikkagi nii-öelda turuosalisena vaadates nagu kõige suurem mure on kuidas see ülejäänud rehkendus tehtud saab. Aga see ülejäänud rehkenduse puhul need asendusinvesteeringud, näiteks Alexela enda visioonis, mis need võiksid olla? No eks nad peaksidki olema kaheselt hästi kiiresti käivitatavad jaamad, aga mis töötavad tegelikult aastas suhteliselt vähe tunde. Et selle tõttu nende nagu investeeringu raskus ongi see, et sul on väga raske ette kujutada, mitu tundi selline jaam töötab. Sa peaks sisuliselt olema ilmataadist natukene nii-öelda teadlikum, eks ole ju, et sa saaksid öelda ilmataadile ette, kuidas ta järgmisel aastal peaks toimetama, et siis see investeering on nii-öelda tehtav.
ja teine on kindlasti see salvestuse pool, eks ole ju, ehk et salvestust peab kindlasti tulema juurde ja siin salvestuse all ma ei pea silmas ainult mingeid hästi suuri salvesteid, vaid igasuguseid võib-olla, kui seda avada kuulajale, siis umbes selliselt, et see võib-olla läheb jälle keeruliseks, aga ma alustaks, et igal ühel on kodus suure tõenäosusega salvesti, kui ta midagi muud peale elektripirni kasutamise elektriga veel teeb. Näiteks külmkapp, soojuspump, elektriboiler, need on juba tegelikult selles mõttes salvestid, ehk see, kas see elektriboiler töötab, praegu on meil kell 15.02, kui me seda salvestame, kas ta töötab praegu või töötab kella 4, sellel tegelikult tarbija vaates pole mitte mingisugust vahet, aga selle süsteemi vaates on sellel hästi suur vahe. No minnes sealt edasi nii-öelda järjest suuremaks salvestina, kindlasti järgmine on, kui on kellelgi kodus päiksepaneelid, ta saab sinna külge panna aku, selleks, et salvestada seda päikeseelektrit enda jaoks. Jällegi ta vähendab seal selles suures süsteemis sellist nii-öelda ebabilanssi. Astume veel suuremaks sammu elektriautod. Et kui niikuinii on suur trend elektri transpordi poole, siis elektriauto on ju iseenesest nagu päris suur salvesti, ehk ma arvan, et niisugusele normaalsele kodumajapidamisele ühe elektriautoga paar ööpäeva saaks ikkagi hakkama nii, et elektrit polegi võrgust võtnud, eks ole ju, et selle tõttu ma ütleks nii, et kui selle saaks kasutusele võtta igas kodus, siis see oleks juba ju väga suur salvesti. Ma siis kuidagi intrigeerin siit siis nagu tarbija vaatenurgast võib-olla, et kohati jääb selline tunne, et kogu see kohustus või vastutus on pandud nagu tarbija peale ja ei ole nagu häid lahendusi. Et kui kasvab see juhitamatute või taastuvenergia osa, siis see tuleb paljuski öeldakse toetuste pealt, mis makstakse maksumaksja taskust. Maksumaksja taskust, mis tähendab, et hind jääb kõrgeks. Kui me räägime teistpidi seda, et seda on isegi rohkem, kui sa jõuad tarbida mingil hetkel, ehk et tekib küsimus, et aga salvestage, siis see nagu tuleb ka tarbija poole, et aga leidke mingisugune asi, mille peale seda salvestada, eks ju, niikuinii on hind kõrge, et ma ei tea, elektriauto võib-olla on eraldi ostuhind, aga kaudselt sa võid ta panna oma energia tarbimise hinna juurde. Et mina siis küsin nagu niipidi, et aga salvestage. Ja põhimõtteliselt õieti küsid ja ma arvan, et see ka nii juhtuks. Ehk pole kahtlust, et trendid, mis on nii-öelda ütleme teatud mõju ja teatud niisuguse liikumise saavutanud, nad igal juhul viivad lõpuks õigesse kohta. See, milles on probleem, on see, et need eesmärgid, mis on püstitatud, on oluliselt kiiremad kui see nii-öelda naturaalselt või turujõudude toimel see asi toimuks. Et tinglikult öeldes võib öelda, et me üritame täna teha muutust, mis on, ma arvan, vähemalt võrreldav tööstusrevolutsioonile järgnenud nii-öelda ühiskonna korralduse muutusega energiamajanduses. Selleks läks 150 aastat. Ja nüüd me lihtsustan praegu, ütlen, nüüd me 15 aastaga tahaks teha sama, mis turujõududega toimus 150 aasta jooksul või 100+ aasta jooksul. Ja tegelikult nagu see on see kõige suurem väljakutse, kuidas seda muutust saavutada nii, et ütleme, et hundid söönd ja lambad terved, et süsteem kokku ei kuku. Ja see ongi tegelikult selle nagu kõige keerulisem ja selle tõttu ma arvan, et su küsimus on õigustatud, et jääb mulje, et nagu toimub tarbija kulul, aus ja siiras vastus meeldib või ei meeldi on see, et kõik toimub ju lõpuks tarbija kulul, eks ole ju, et pole olemas ükskõik mis eluvaldkonnas asja. Või ütleme, et kui ei toimu tarbija kulul, siis järelikult on pankrot, eks ole ju, sest ei saa jätkusuutlik olla, kui keegi seda ära ei osta. Ja nii juba majanduskord toimib, eks ole ju. Ja siin on nüüd nagu küsimus lihtsalt selles, et kas enne on muna või enne on kana. Ja seda ülesannet tegelikult lahendatakse, et kuidas tekitada salvestus
siis, kui ei ole tarbijat, kes seda veel kinni maksab või vastupidi, kuidas tekitada tarbijat, kes nii-öelda tahaks salvestust osta enne, kui salvestit ei ole. Kumbagi pidi ei tööta, peab kuidagi korraga tulema see asi. Ma siis küsin sealt tarbija seisukohast nagu edasi, et mina olen enda jaoks energiaturgu kohati mõtestanud niimoodi, et kui sa tahad tarbijana energiaturust võita, siis investeeri energiaettevõttesse. Et siis nagu lõppkokkuvõttes oled omanike ringis ja äkki tuleb ringiga endale tagasi, et muud moodi, kas on mingi muu variant ka veel? Ma ei oska seda teist varianti hästi nii-öelda öelda, selles mõttes see on kõige kindlam variant, mis sa ütlesid, ja see on ka loogiline ja jällegi see ju kehtib nagu looduses, see on loodusseadus või niisugused klassikalised ütlused, et maja võidab alati või läheb pankrotti. Teist varianti ei ole olema või kolmandat. Aga olgu, tulles siit võib-olla, eks ju, mingisuguse aste madalamale, et hakkame, korra käis nagu läbi, et ütleme, et kui ma olen tarbija praegu selles olukorras, kus see revolutsioon on käimas, mis on need pisikesed sammud, mis ma saaksin teha või peaksin tegema, eks ju, ma ei tea, elektriautost natuke väiksemad või suuremad. Ma arvan, et esimene asi, mis väga selgelt igaüks saab enda jaoks ära defineerida, on see, et milline on see tema hetke elukorraldus, kui palju ta üldse suudab seda mõjutada. Ehk et hakkan nagu sellisest otsast peale, kus polegi nagu väga liiga palju teha. Elan kortermajas, mis on kaugküttevõrgus ja gaasipliidiga. Siis ütleme, et elektri vaates loomulikult suudad elektriarvet kokku hoida, kui kustutad enda järel eeskujulikult tule ära, kui toast välja lähed, aga ega see nagu suures pildis tegelikult nagu liiga palju ei anna. Sealt järgmine samm on ikkagi see, et kui selle kortermajas elektritarbimine on suurem kui ainult nii-öelda olmeelekter, eks ole, ju seal on mingid soojuspumbad kasutusel, kas jahutuseks või soojavee tegemiseks või mis iganes, ehk on nii-öelda mingisugune kohalik selline elektritarbimine, millel on inertsi, ehk mis võib töötada, nagu ma enne kirjeldasin, tund varem või tund hiljem, sellest nagu tegelikult tarbija ei pea nagu arugi saama. Ja sellel majal on katus ja katus on näiteks õige suunaga, siis tegelikult korteriühistu võiks mõelda selle peale, et aga mis oleks, kui selle energiatõhususe raames loomulikult number 1 asi on alati soojustamine, sellepärast, et nii-öelda taevasse kütmine on kõige rumalam ja kõige kallim tegevus, ehk see kuulus lause, et kõige odavam energia on tarbimata energia, vastab ju 100% tõele, aga on juba võimalik nii-öelda nagu ühistuna tervikuna, eks ole, ju seda teha. Kui oled individuaalmajas, eks ole, ju siis on selle võrra lihtsam, et ei pea mitte ühistu üldkoosolekul seda küsimust arutama ja alati leidub keegi, kes arvab teisiti või kolmandat pidi, vaid saad seda nii-öelda peegli ees seda läbirääkimist pidada või oma pereliikmetega arutada ja seal ongi ikkagi võimalik see algus teha niisuguste väikeste sammudega, et kas või see sama just algas ka üks toetusmeede riigi poolt just sellise energiatõhususe suurendamiseks, mis tähendab, et nii soojustamise kui siis ka kohaliku elektritootmise, on see siis PV-paneelid ja akusalvestus, sellele pannakse nii, nagu sa enne just ütlesid, maksumaksja poolt väike tugi alla, aga just selleks, et nügida inimesi nendes valikutes, eks ole, ju sinna poole. Ja võib-olla siin on hea öelda, et ja kui siis ikkagi otsustab selline tarbija, ükskõik kas siis ühistu või kodutarbija seda teed minna, siis see, mida täna oleks võimalik sinna lihtsasti juurde teha, on siis seda nii-öelda nutikalt seda asja juhtida. Ja Alexela on üks neist, kes sellist targa elektri nii-öelda lahendust sinna ka pakub just selle jaoks, et see efektiivsus oleks siis maksimaalselt ära kasutatud nii selle tootmise, kui selle tarbimise, kui selle salvestuse efektiivsus ja see muudab automaatselt ka selle nii-öelda kulu, mida tarbija või investeeringu siis on õige öelda, mida tarbija teeb enda vaatest, muudab selle paremaks, selle tasuvusaja lühemaks.
võib-olla siis võibki natuke rohkem lahti rääkida seda targa elektri põhimõtet, et millest ta koosneb, mis on need osised või mida ta tarbijale siis konkreetselt pakub? Ja kui nalja tohib teha, siis ütleks, et see on hästi lihtne, et seal on jupike tehisintellekti ja natukene progetud koodi ja ega seal väga palju rohkem ei olegi. Aga nüüd, see on see Eesti edulugu. Just, see on see Eesti edulugu nagu ikka. Aga tegelikkuses selle asja mõte on see, et ma juba enne alustasin seda nii-öelda tarbimise juhtimisest peale, et tegelikkuses ilma, et inimene ise aru saaks, oleks võimalik tema näiteks kodust elektritarbimist nihutada. Praegu see nihutamisel on mõte siis, kui saab nihutada üle täistunni, sest elektribörsil hinda arvestatakse tunni kaupa. Juba järgmisest aastast läheb see 15 minutile ehk piisab sellest, kui sa nihutad 15 minutit ja olukord muutub. Ja see avab tegelikult nagu hästi palju nii-öelda päriselt nagu võimalusi ja see on nagu mitte ainult tarbija vaates kasulik, vaid see on selle sama suure pildi vaates, mis ma enne kirjeldasin, sest mida paremini tarbija vaates on seda tasakaalu loodud. Ja see on prognoositav. Ja see on prognoositav, seda parem on ju terve pildi tasakaal ja mida parem on suure pildi tasakaal, seda väiksem on see nii-öelda tasakaalu puudumisest või profid ütlevad, et selle nimi on ebabilanss, et seda väiksem on ebabilanss, seda väiksem on kulu ja tarbija maksab vähem. Seda parem on, issand, korra tuleb läbi, kuskil on isegi parem hind peidus. Aga jällegi see on peidus selles, et kui kogu kulu on väiksem, siis see on odavam ka tarbijale. Et selle tõttu nagu ütlekski niimoodi, et selle tõttu ongi hästi oluline, et see tarbimise juhtimine, tootmise juhtimine, salvestuse juhtimine, et see jõuaks tegelikult nii-öelda iga selle tarbija, ütleme siis elektrimüüja või selle energiaettevõtte juurde see teadmine, sest kui see prognoosimatus, mis ilmaga näiteks, nagu ma kirjeldasin, on niikuinii olemas. Selle sama prognoosimatus on see, kas tarbija panid mingid seadmed tööle või pannud ja kui siis seda prognoosimatust veel suurendada, siis tegelikult võib hoopis tekkida vastupidine efekt ehk nii-öelda tegelikult läheb summa summarum ühiskonnale kallimaks. Seetõttu see lahendus meil ongi mõeldud selliselt, et ta tegelikult aitaks ka meil oma klientide bilanssi paremini teha ja seega tegelikult alandada kõigile oma klientidele nii-öelda elektri lõpphinda. Aga ma saan aru, et jutt oli niisugusest väiksest koodijupist, eks ju. Software, ja ma saan aru, aga ikkagi inimestele meeldib päris asi, et seal on mingi nii-öelda hardware osa ka või? Mida pakutakse, et kuskil ma saan mingisuguse salvesti, keegi toob mulle mingi jupi, kuhu peale energia hakkab salvestuma. Ütleme nii, et me püüame seda arendada nii, et neid juppe oleks võimalikult vähe, sest nagu ikka, iga jupp jälle maksab midagi ja iga jupp võib katki minna ja iga jupp vajab mingisugust hooldust, ehk me oleme arendanud seda sellest kontseptsioonist lähtuvalt, et nii-öelda inimene, kellel on nagu sobiv tehnoloogia kodus olemas, on see siis soojuspumpade näol, päiksepaneelide, nende juhtimisseadmete näol, salvestite ja nende juhtimisseadmete näol, siis ühtegi juppi ei olegi vaja juurde osta, et me suudaksime juhtida tegelikult nende juppe ja ainuke riistvara, mis on piltlikult öeldes see server, kus meil need asjad töötavad. Aga loomulikult erinevad, kuna need tehnoloogiad, mida ma siin loetlesin, ka neid on ju väga palju erinevaid tootjaid maailmas, need tehnoloogiad räägivad erinevat keelt ja meil on vaja need kõik seadmed panna nii-öelda omavahel nagu tervikuks suhtlema, siis võib teinekord vaja minna mingisuguseid selliseid tarku, me nimetame seda mustaks kastiks, selliseid väikseid kaste, mis siis aitavad neid seadmeid omavahel nii-öelda rääkima panna, et erinevatest maailma otstest tulnud erinevat keelt rääkivad tehnoloogiad omavahel nagu hakkama saaks, aga üldiselt on see ikkagi, see tarkus seisneb ikkagi nagu selles algoritmis, võib-olla tema unikaalsus, see, mida meie täna pakume nii kodutarbijale kui äritarbijale, tema unikaalsus turul on see, et selliseid platvorme, mis vaatavad börsihinda ja juhivad siis ühte konkreetset seadet, on see siis see aku või on see elektriauto laadija või nii edasi, selliseid lahendusi on turul teisigi. Aga
me oleme üles ehitanud selle nagu teistpidisest loogikast, ehk et me vaatame selle konkreetse kliendi tarbimist ja juhime siis kas siis tootmist või suuremaid tarbijaid sellest loogikast lähtuvalt, et see tarbimine oleks kõige optimaalsema kuluga, ehk et sellise nagu terviku loogikast lähtuvalt on see siis näiteks kodu, siis võttes arvesse selle kodu ajaloolise tarbimise, süsteem kontrollib sisuliselt, tehes igale päevale, igale tarbijale niisuguse nagu tööplaani, siis ta kontrollib, kuidas tarbija eelmisel aastal sellisel kuupäeval käitus, mis oli siis ilm, kui ilm on 5 kraadi soojem või külmem, kuidas siis tarbija käitub, eks ole ju, sest ta peab ju ennustama põhimõtteliselt nagu ka selle tarbija nii-öelda oodatavat käitumist ja selle ainus mõte on see, et tarbija ei saaks aru, et keegi juhib midagi, sest tegelikult ta elab oma elu ikka edasi nii, nagu ta siiani elas, aga lihtsalt elektriarve on väiksem. See oli hea lõpulause. Mõtlesingi, et selle saab väga hästi kokku võtta niimoodi, et aeg on läinud jube kiiresti, et jube raske on olla sellel energiaturul tark, väga lihtne on olla suhteliselt rumal, jällegi tervitan kõiki siin omalt poolt, et siis on hea, kui on mingisugune tarkmees taskus, et las see keegi teine on, siis saab targaks sellest. No, nii, võib-olla see oli väga hea, ma ei olnud selle peale mõelnudki, see tarkmees taskus võiks olla võib-olla päris hea nii-öelda slogan sellele lahendusele, sest ta just see ongi, et me ju siin ikkagi energiakriisi eelmisel 2 aastal räägiti ka meedias palju sellest, et inimene paneb äratuskella, et öösel kell 2 üles tõusta, panna pesumasin tööle. See tegelikult on minu arust rumalus, mitte tarkus. Et see on niisugune näilik tarkus, tegelikult elukvaliteedi mõttes see ju nagu eriti suur tarkus ei ole, siis see lahendus põhimõtteliselt võtakski ära nagu selle vajaduse, et ei ole vaja panna äratuskella börsihinna järgi. Aga siis võib-olla lõpetuseks veel mingisugune küsimus, et pikem vaade, kas pikem vaade on positiivne? Ma saan aru, et põhiküsimus, mida meie selle energiaturu kontekstis esitatakse, sest et see on osa majandusest, nagu me korraga rääkisime, et eesmärk ei ole ju mingisugune asi, eesmärk iseeneses. Et ongi see, et energia oleks mõistliku hinnaga, sest et siis oleks siin tööstust, oleks lisandväärtust ja nii-öelda riigi majandus kasvaks. Ja selleks on vaja, et see turg oleks stabiilne. Kas see stabiilsus on kuskil nurga taga peidus või on see meie taskus siis tulemas? No see stabiilsus on nurga taga peidus, see maja on lihtsalt väga pikk, mille nurga taha peitu on pugenud. et see on tegelikult nähtav, aga see on selle energiamajanduse kõige suurem võib-olla traagika on just see, et kõik asjad on nagu niisuguse pika mõju horisondiga ehk alustades sellest, et kui täna keegi ütleb, et rehkendus tuli kokku, ma teen selle asendusinvesteeringu, siis suure tõenäosusega võtab vähemalt paar aastat, et see investeering tehtud saaks ja siis ta hakkab üldse mingisugust mõju avaldama ja lisaks selleks, et sellist investeeringut teha, pead sa nii-öelda püüdma ette näha vähemalt nii-öelda sellest hetkest, kui sul valmis on see siis tootmine, salvestus, midagi muud, 10-15 aastat, sest üldiselt nende investeeringute nii-öelda kapitalimahuks on hästi suur ja tasuvusajad on hästi pikad, et selle tõttu on nagu see, et see stabiilsus seal kindlasti on, sest see süsteem varem või hiljem loksutab ennast paika, jällegi nagu looduses nõrgad ilmselt langevad välja ja paremad lahendused, ma pean silmas, pääsevad võidule ja see loksub lõpuks paika. See, mis on nagu, et selle tõttu ma olen igal juhul optimist. See, mis on nagu alati nii-öelda selle võib-olla sellises tarkuse või nutikuse ja rumaluse skaalal nagu see, mis võib-olla frustreerib teinekord, on see, kui mõned nutikad asjad, mida saaks kohe ära teha ja mitte indiviidi tasemel, võib-olla isegi mitte ettevõtte tasemel, aga nii-öelda ühiskonna, eks ole, või riigi tasemel ja neid
otsuseid ei tehta ära ja neid asju ei tehta ära, siis selle tulemus on tegelikult see, et noh, see nurk läheb kaugemale. Ehitatakse maja veel pikemaks kogu aeg, eks ole ju. Et see on nagu küsimus pigem, eks, et kuidas nagu madalal asuvad viljad ikka kõik õigel ajal ära korjata, enne kui need mädanenuna maha kukuvad, eks ole, et see on nagu tegelikult selle asja madalal asuvate viljade kohta ma ütleks, et kui meil on siin energiakool, et siis et kevadlikult lõpetada, et kui tervet rehkendust ei suuda teha või ei saanud aru ka sellest meie jutust siin, et kui ühe märksõna peaksid kaasa võtma, kas siis see on see salvestamine ka tarbija seisukohast? Ja ma laiendaks selle, et see on nii-öelda paindlikkus on selle, ma arvan, kõige täpsem sõna, ehk teiste sõnadega ainus, millega tarbija saab väga muutuvate hindade vastu, ehk hinnad, mis on kohati hästi kõrged ja kohati hästi madalad, ainus, millega ta selle vastu saab, on paindlikkus. Paindlikkus tarbida siis, kui hinnad on odavamad ja mitte tarbida siis, kui hinnad on kallid. Et tekitada endale paak. Just. Aitäh! Aitäh!